kaks kirjasõna, mida meie vendadelt oleme kuulnud, on juhtinud meid Jeesuse juurde. Ja ka kolmas, mis on minu südamel jagada, juhib meid samuti tema juurde. See on Markuse evangeeliumi 12. peatüki 41. kuni 44. salmini, kus meie kuuleme järgmise juhtumi. Ja kui Jeesus ohvriraha kirstu kohal istus, vaatas ta, kuidas rahvas ohvriraha kirstu pani. Ja paljud rikkad panid sinna palju. Siis tuli üks vaene lestnaine ja pani sisse 2 leptonit, see on 1 veering. Ja ta kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles neile: tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesk pani rohkem ohvrikirstu kui kõik, kes pani. Sest need kõik panid oma küllusest, aga tema pani oma vaesusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Aamen. Meie oleme astunud Jeesuse kannatuse eelsesse aega ja tuleva pühapäevaga algab vaikne või kannatuse nädal, nagu meie seda nimetame. Jeesust eriti enne oma kannatust tõmbas tempel enese poole. 3 päeval ta tuli järjest templi juurde ja eriliste mõtete, tunnetega, aga ka teotsemisega. Meie pühapäeval, nädala esimesel päeval ta tuli rongikäigus suure rahva hulgaga ja pakkus ennast Jeruusalemmale ja see rongikäik lõppes templis. Aga tempel oli kisa, kärra, kauplemist täis, pühadeelset meeleolu ja kõik vaigus ja uppus sinna ära. Ainult veel poisid hüüdsid Oosi ja Anna ümber, aga ülemad käskisid neid ka seal vaigistada. Esmaspäeval ta tuleb uuesti ja teistmoodi kui eelmisel päeval. Ta on endale valmistanud piitsa ja ta olemuses on midagi teist ja ta tuleb otse kohe templisse ja ajab välja seal kaubitsejad, rahalaetajad ja kõik selle kaubakojad. Ta puhastas templit, sellega tahtes veel teda päästa. 3. päeval, see on meie teisipäeval, ta tuleb jälle sinna. Ja siis esitatakse talle mitmesuguseid küsimusi, kiusavaid küsimusi, millega teda tahetakse vahele võtta. Ta vastab neile ja lõpetab selle osa vägeva kõnega variseride, kirjatundjate, saduseeride aadressil. See on täis kohut, täis taevatuld, viimse päeva kohtulõhna on nendes sõnades. Ja kui ka see on möödas, siis ta istub naiste eesõue kuhugi sinna maha ja jälgib ohverdajaid. Näeb seal palju neid tulevat ja näeb ka, kui tühine kõik see ohver on. Ta otsib, nagu kas veel keegi tõsiselt üldse Jumalat nõuab. Kas keegi veel tõsiselt üldse ohvri mõtet mõistab? Ja siis tuleb üks lesknaine, kus ta veel seda näeb. Ja ta annab jüngritele oma hinnangu ja õppetunni sellest, kuidas Jeesus vaatab ohvrile. Ta võtab neid kõrvale ja räägib nendega, mitte selle naisele, ta ei ütle seda. Ja mõne minuti jooksul tahaksime ka meie siis seda vaadata, kuidas Jeesus suhtub ohvrisse ja just ohverdajatele. Tema jälgib neid.
Templis toimus ohverdamine mitmel viisil. Vana seaduse templiteenistus, nõnda nimetatud Jumala teenistus, koosneski peamiselt ohvrist. See oli kogu selle keskuseks, mitte marmorseinad ja kuld ja sära, mida Jeesuse jüngrid imetasid, ei olnud Jumala teenistuse keskseks osaks ega ka rahva hulgad, kes tulid kogu maailmast sinna, ega ka ülempreester oma toredas rüüs, vaid see oli ohvriteenistus, mida oli aastasadu juba peetud Moosesest peale ja Jumal oli andnud selle korralduse. Ohvri mõte aga selle juures kippus Iisraelis sageli kaduma minema. Jäi see väline kood, aga sisu läks kaduma. Ja see oli, mida nüüd Jeesus siingi nägi. Prohvetid korduvalt juhivad sellele tähelepanu. Oli aeg Iisraelis, kus nad elasid jõukalt ja toodi väga palju ohvreid. Aga Jumalal ei olnud nendest head meelt. Prohvet Miika oma 6. peatükis ütleb, miska pean ma tulema Jehova ette, kummardava kõrge Jumala ette. Kas ma pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega? Ons Jehoval hea meel 1000 jäärast, 10 000 õlijõest? Kas ma pean andma oma esmasündinu üleastumise eest ja ihuvilja oma pattu eest? Tema on sulle teada andnud inimene, mis on hea ja mida nõuab Jehova sinult, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga. Aamos peab väga nii kohtumõistva sõnaga pöörduma sama rahva poole, kui ta ütleb, eks ole Jehova päev pimedus ja mitte valgus, see on sünge ja sel pole sära. Ma vihkan, ma põlgan teie pühi ja mulle ei meeldi lõhn teie pühalikul koosolekul. Ja kuigi te toote mulle oma põletuse ja roaohvrit, ei ole mul sellest hea meelt. Ma ei vaatagi teie tänuohvri nuumveise peale. Saada ära mu eest laulude kära, ma ei taha kuulda su naabrite mängu, aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi. Nii oli Jeesaja, kes umbes samal ajal kuulutas ka väga julgete teravate sõnadega hukka mõistnud. Teie noorkuusid ja teie seatud pühi vihkab mu hing, need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui teie käsi laotate, peidan ma oma silmad teie eest, kui te palju palvetate, ei kuule ma mitte. Teie käed on täis verd, peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silmade eest, lakkage pahat tegemast, õppige, mis on hea. Ja oma suures kohtukõnes siis, mida Jeesus ka ülematele kirjatundjatele, variserile pidas, oli täpselt samasugused noodid sees. Häda teile kirjatundjad ja variserid, teie silmakirjatsejad, et te maksate 10 mündist ja tillist ja 10 ja jätate kõrvale tähtsama, mis on käsuõpetuse, õigluse, alastuse ja ustavuse. Seda tuleb teha, aga teist mitte tegemata jätta. Ohver pidi vabastama inimest maise teenimisest, mammona orjusest ja pidi väljendama inimese armastust Jumala ja kaasinimeste vastu.
Sellepärast Uue Testamendi päivil on välise ohvriteenistuse osa kaotatud ja täiesti üle mindud selle sisemisele ohvrile. Apostel Paulus Rooma kirja 12. peatükis ütleb: mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma tihu elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraliseks ohvriks. See on Jumala teenimine ka meie tegelikus elus, kus meie endid tema kasuks ohverdame. Keegi inimene tuli ühe palvekoja juurde kuskil kaugemalt, aga juba uksi pandi kinni, koristaja oli seal, ta ütles: ma vist hilinesin jumalateenistusele. Jumalateenistus on juba lõppenud, eks ole. Koristaja vastas: ei, jumalateenistus ei ole lõppenud. Koosolek lõppes, nüüd algas jumalateenistus. Mõnikord ka meie mõtleme, et see on Jumala teenimine, et me tuleme tema palgete ja nimetame seda ka nii. Ta on ainult sellel juhul jumalateenistus, kui meie endid anname elavaks ja Jumala meelepäraliseks ohvriks. Muidu ta seda ei ole. Ohvri osa ja mõte on jäänud ka Jeesuse ajal. Nüüd Jeesus jälgib ohvrit. Ta otsib, kas Iisraelis on veel järgi jäänud tõsiseid ohverdajaid, kellel see ohvri sisu mõte on alles. Sinna tuleb siis lesknaine oma lesepõlve märkidega vaikselt. Ohvrikirstud on pandud templisse väga mitmele poole välja. Andmete järgi neid oli 13 kohas. Nii hästi paganate eesõues, naiste eesõues, pühas paigas ja üks asetses otse altari kõrval. Need olid teatud kirstud ja siis peal oli selline laienev toru, umbes nagu pasunaots, kus siis lasti rahad sisse, sest tollal olid ainult metallrahad, vask, hõbe ja kuld. Noorikad lasid seal kõlinal hõbeda ja kulda sisse. Jeesus nägi küll, millest nende and tuli, aga siis tuleb see lesk ja tal on 2 pisikest rahakest näpu vahel. Lepton oli kõige väiksem raha, meie kopikas. Ja laseb need seal vargsi sisse. Ta ei näinud mitte ainult seda 2 leptonit, vaid ta nägi ka naist, tema südant, mille pärast tema tuli ja sellepärast siis ta andis ka õige hinnangu. Jumal näeb meie ohvrit. Ta näeb ka praegu. Meil ei ole mõtet panna inimeste nägemise pärast. Ei ole mitte see kuigi määrav, kui palju me paneme. Mõni rikas ka püüab sarnaneda lesknaisega ja paneb ka siis selle kõige väiksema raha. Mul oli üks sõber, ta oli hiljuti pöördunud, ta on juba igavikus, see oli kodanikul ajal. Ta tuleb ükskord minu juurde küsima, mismoodi teil see ohvri asi nüüd õieti on. Mina ei ole päris selgelt aru saanud, sellepärast mind viidi pühapäeval segadusse. Ta oli heapalgalisel kohal, kogudusel oli vajadusi ja ta oli pannud ohvrisse 10-kroonilise. Tema kõrval oli üks vanem koguduse liige, üks vend, ja pärast kutsus teda enda juurde ja ütles, et ei, nii palju ei ole tarvis panna. Mina panen alati ainult 1 sendi, et inimesed näevad, et ma panen.
aga enda tal oli vabrik ja 2 suurt maja. Ta püüdis ka siis lestnaise kombel panna, et inimesed näevad. Aga Jumal näeb ka praegu meie ohvrit. Selle tõestuseks ma võiksin juhtumi tuua, mida üks õde rääkis. Meie kogudusest, temal oli Saksa okupatsiooni ajal selline elamus siin palvemajas, et tuli pühapäeva hommik ja tal ei olnud rohkem raha üldse. Ta oli invaliid ja ei saanud tööl käia kui 50 penni. Me mäletame, mis mark maksis Saksa ajal. Ta oli vaevalt seda paberit väärt, kuhu ta trükitud oli, aga sellest oli siis veel pool, 50 penni. Ta ei olnud kunagi ohvriraha karpi mööda lasknud, et ta sinna sisse ei pannud, vähem või rohkem. Aga seekord tekkis ta hinges suur võitlus. Kas nüüd panna viimane ära või mitte? Normileiva sai siiski sellega välja osta. Aga kui sa seda ka ei saa välja osta, siis oled siiski hädas. Ja nii väike, kui see raha oli, aga võitlus oli suur. Kui siis lõpuks ohvri karp lähenes, ta võttis oma 50 penni, viskas sisse, ütles, issand, ei, mina ela ka siis enam kui sellest, kui ma pean siis puudusesse surema. Ja süda jäi rahule. Kui ta läks koju, üks õde jättis teda väravas Jumalaga ja pistis talle midagi pihku. Ta vaatab, 5 marka oli seal. Kodus oli tal aga kutse abistamise organisatsiooni, kus ta oli ikka toetust saanud. Ja need toetused olid ka väiksed, aga kui ta sinna läks, siis üllatusega leidis, et talle oli määratud 50 marka. No 55 marka juba sellest natukene saime. Mind selles asjas ei nagu märgi seda, et Jumal tasub meie ohvrit ka siin maa peal, vaid et Jumal näeb meie ohvrit ka praegu. Jeesus seisab juures ja vaatab. Ja see ainult näitas, et Jumal siis pani liikuma midagi ja tõestas, et tema seda oli näinud. Ja mitte ainult näinud, vaid Jeesus räägib ka, et kõik see on pandud kirja ja arvesse. Ja kui tuleb kohtupäev, siis ta ütleb, teie olete seda ja seda teinud, inimesed on ise unustanud, aga temal on see meeles. Jeesus jälgib meie ohvri elu. Võtame selle tõe nüüd endale ka kaasa siit. Kuid sellel jälgimisel on siis 2 osa ja külge. Esiteks, Jeesus pidi paljude ohvri alla hindama. Meil on mõned kauplused, kus on pealkiri alla hinnatud kaubad. Kuid siin oli üks suur silt nii-ütelda väljas, alla hinnatud ohver. Sest Jeesus ütles, et see lesk pani rohkem sisse, kui kõik need teised, kes sinna panid. Tõesti, ma ütlen teile, see vaenlane pani rohkem ohvri kirstu, kui kõik, kes panid. No ühel kaalukausil oli siis see kõik. Seal oli kulda, seal oli hõbedat, seal oli vaske, seal oli päris hulga. Sest meile öeldi just ennem, et paljud rikkad panid sinna sisse palju. Ei pannud vähe, panid palju. Ja teiselt pool 2 leptonit. Ja nüüd Jumala kaalukaussidel see 2 leptonit tõstab kõik selle suure summa üles. Sest nii kergeks arvestas Jumal selle. Sest nemad panid oma küllusest, see sõna tähendab nii ülevoolamisest, nii tasku on täis, mis siis üle jääb, õieti selle andsid nad Jumalale. Need
rikkad ise ja teised, kes palju panid, vaatasid asjale siiski hoopis teisiti. Rikkus vana seaduse päivil juutide juures oli Jumala õnnistuse tunnistus. Sest kui kellegi käsi hästi käis maa peal, see oli inimene, kes elas Jumala õnnistuste all. Jumal oli lasknud nende elu korda minna ja sellepärast rikastel oli väga rahulik süda. Minu vahekord on Jumalaga hea ja korras, sellepärast et näed, kuidas ta mind õnnistab. Kuidas mulle raha tuleb. Kui ta oleks halvasti, siis ta jätaks mind hätta. Aga ei tea, mis pattu see vaene lestnaine teinud on. Et tema käsi nii kurjasti on käinud, et tal mitte midagi ei ole. Ja nad tõid siis oma tänuohvri. Kuid Jumal vaatab asjale teisiti. Ja eriti Uus Testament vaatab asjale väga erinevalt sellele, mida juudid olid harjunud mõtlema. Kui Jeesus ütles, kui vaevalt rikas pääseb taevariiki, siis oli see jüngritelgi väga raske mõista. Ja ütles, kes siis üldse õndsaks saab, kui rikkad ei saa. Ja kui Jeesus rääkis siis rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest ja vaene Laatsarus läks taeva, siis see mõtteviis oli juutidel täiesti vastukarva. Kus need rikkad, kes sinna sisse palju panid, kus nad oma rikkuse said? Kas ausa tööga võisid nad nii palju kokku ajada? Ei. Juudid olid suur kaubandusrahvas tollel ajal. Ja panganduse tegelased, nemad laenasid raha, nemad hangeldasid, nii nagu see selle rahvale on omane. Aga apostel kirjutab Timoteusele, loeme selle just kindluse mõttes, esimese kirja 6. peatüki 9. ja 10. salmis. Ent need, kes tahavad rikkaks saada, need langevad kiusatusse ja võrku ja paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse imudesse, mis suruvad inimest alla hukatusse ja hävitusse, sest rahaahnus on kõigi kurjade asjade juur. Seda prohvetit veel räägivad õige tumedates värvides, kuidas rikkad omal ajal oma rikkuse kokku ajasid. Ja siis tulid templisse, andsid oma ohvrid, ostid suured nuumhärjad, tõid need ohvriks ja olid siis suured ja kõrged. Siin teeb nüüd Jumal suure allahindluse. Ma ei arva, et meie kuuluksime nende hulka, sellest oleks palju mõtet rääkida, aga sageli, kui meie ise oma ohvrit hindame, peab Issand seda väga tugevasti alla hindama. Meid huvitab õieti rohkem see küsimus, mis annab siis meie ohvrile selle tõelise väärtuse. Mis teeb ohvri ohvriks Jeesuse silmis? Seda ei tee see, et meie oleme vaesed ja meil on järel veel ka 2 leptonit. Iseenesest ei tee see ka seda ohvriks, et meie kõik ära anname. Hudson Taylor on küll ohvri kohta väga ilusasti ütelnud, ohvri suurus ei näita see, kui palju meie ära anname, vaid kui palju meile alles jääb. On ka tõsi, aga siiski on ta pooltõtt. Apostel Paulus, väga tuntud armastuse laulus 1. Korintuse 13 ütleb väga selgesti. Kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul oleks armastus,
siis ei oleks sellest mingit kasu. Ka kui ma oleksin rikas ja siis jagaksin kogu oma vara vaestele või oleks vaene. Ohvri teeb ohvriks see, kas see on armastuses Jumala ja Jumala riigi vastu antud. Ja Jeesus nägi selle inimese südant, sest tema mõistis inimeste mõtted, nende suhtumise viisi. Et see naine ei tulnud mitte kohusetunde pärast ainult templisse, sest Moosese käsus oli öeldud, sina ei tohi mitte tühja käega tulla Jumala palge ette. Et ma pean ka oma kohustuse täitma, tühja käega ei ole lubatud tulla. Ka kümnist tuli maksta, ka sellepärast ta ei tulnud, et tuua kümnist, kas või siis oli see 2 leptonit, vaid ta tuli tõsisest armastusest Jumala ja tema töö vastu. Ja edasi ütleb meile Jumala sõna seda, et Jumal armastab rõõmsat andjat. Kui meie anname vastumeelselt, kuidagi sunnitult, on tarvis, käiakse peale ja nii edasi, võib-olla anname isegi palju, aga see ei ole mitte armas Jumala meelest, vaid Jumal armastab seda, kes sisemise rõõmuga annab. Lugesin sellise juhtumi, üks jõukam mees koguduses, see oli Ameerikas, andis iga kord korjandusesse ikka vähemalt $5. Tema aga nägi ühte väga vaest inimest, kes iga kord andis 5 senti ainult. See rikas läks koguduse vanema juurde, ütles, see vaene pingutab ennast liiga palju ka selle 5 sendiga. See on temale tõsiselt raske, ma tean tema olukorda. Teeme nii, et mina annetan ka tema pärast. Panen oma ohvrile juurde. Aga temale võib ütelda, et olgu ta rahul, tema pärast on ka ohverdatud. Koguduse vanem rääkis ka sellele vaesele naisele sellest, et sa võid vabaneda ka sellest. Sul on väga hädasti tarvis ja üks vend oli valmis sinu pärast, nii ütleme ka, võtma ohvri enda peale. Ta ütles, kallis vend, Jumal on minu vastu nii hea olnud ja iga päev ta on mind nii õnnistanud ja ma elan tema headuse all. Ära võtta mult seda rõõmu ära, et ma talle midagi ohverdan. See ilus sõna, ära võta seda rõõmu minult ära, et ma kuidagi oma tänu väljendan ta vastu. Ja selliseid ohverdajaid armastab Jumal. Jumal armastab ka alanduses toodud ohvreid. See naine tuli üsna häbelikult. Võib-olla seda rikaste vahel oli raske trügidagi ja nad vaatasid, milleks tema sinna üldse tuleb. Ja veel alandlikumalt läks ta ära. Tal oli tunne, et tema tõesti midagi ei andnud. No mis see 2 leptonit nüüd, suur templiteenistust ja vaesed ja mille eest kõik seal hoolitsetakse, sest kõigil nende ohvrikirstudel oli veel juures ka, seal oli eri võimalused, mis oli vaestele, mis läks otse templiteenistusele muule ja veel juures ei tea, millises seda ohverdas, aga no mis see minu 2 leptonit enam siin aitab. Tal oli niisugune kehv tunne, et oleks mul rohkem, annaksin ka rohkem, aga näed, ei ole. Ja kuidagi võib olla mitte just väga suure rõõmuga ja teadmisega, et ma nüüd kõik andsin ära ja et ma tõesti olen ohvri toonud. Aga eks siiski süda oli rahu, issand, sa tead, rohkem mul ei ole. Ja Jeesus ka ise ütles, kui te kõik saate ära teinud, siis arvake endid kõlbmata sulaste sarnaseks. Imelik ka, et need ohverdajad, kellest Jeesus siis suurel kohtupäeval räägib ja keda seal hinnatakse, on ka kõik unustanud üldse, et nad on andnud.
Ja neile tundus see niivõrra väike olevat, et see üldse nagu midagi ei maksa Jumala ees. Aga ometi just see maksiski. Jeesus ei kiida mitte lesknaist. Ta ei lähe mitte ta juurde, et tema enesetunnet tõsta, et vaat sina nüüd olid see tõeline ohver kõige selle hulga ees. Ei, lesknaine läks oma teed, aga ta kutsus jüngrid oma juurde ja rääkis neile ja andis nendele õpetuse. Ja ta täna annab meile ka selle õpetuse, mis meil on tarvis, et meie õigesti ohvri mõistet mõistame. Jeesus lahutas veel ainult 3 päeva sellest, kui tema ise elava ohvrina meie eest oma elu andis. Kõik see ohvriteenistus, mis templis toimus, oli ettetähendus tema suure ohvri peale. Et tema on Jumala tal, kes maailma patud kannab. Aga seda siin enam ei mõistetud. Seda suurt ohvrit, kes oli nende keskel, ei nähtud, ei võetud vastu. Ja kui järgmise päeval jüngrid või samal päeval ja kui tema pühast kojast väljus, ütles üks tema jüngritest temale: õpetaja, näe, millised kivid ja millised hooned need on. Siis Jeesus ütles: kas sa vaatad neid suuri hooneid? Ei jäeta siin mitte kivi kivi peale, mida maha ei viskaks. See oli oma õige mõtte kaotanud. Jumala kohtuotsus oli langenud ja eriti nende 3 viimase päevaga, kui ta 3 korda oli templi juurde tulnud. Ja kadus tempel, kadus ohvriteenistus, kadus Jeruusalemm sellisena. Aga Jeesuse silmad kõige selle keskel otsivad siiski veel tõsiseid ohvri inimesi, tõsis ohvri vaimu ja seda otsib ta ka meie juures. Jälgib meie elu, meie tegevust ja meie palve ja igatsus oleks see, et see, mida meie teeme, leiaks armu ta palge ees. Et ta ei peaks tegema meie töö ja meie ohvri suhtes märkuse alla hinnatud, ei maksa midagi, vaid selle pisku, mida meie võime teha, võiks leida armu tema palge ees. Ja küsime siis, kui sul töö kord üle annan, kas siis on sellel kullane proov, kas see jääb seisma ta palge ees? Need on mõtted, mida meiegi kaasa elame, kui Jeesus oli ohvrirahakesti juures. Aamen.